Tere kõigile! Ma loodan, et mind on väga hästi kuulda. Et kahjuks jah, et ma ei istu täna teiega koos saalis, et tähistada pea 3-aastase projekti peatset lõppu ning ei saa teha mitteformaalseid kokkuvõtteid, aga tervitan teid emapuhkuselt, et ma olen ikka Eesti ja Inglismaa vahel, aga püüan tegevused kompaktselt kokku võtta. Kaevates, märkmetes ja kaustades tuleb silme ette üks kirev seiklus, milles on osalenud kümneid, kui mitte tegelikult võib-olla isegi öelda sadu pärandit ja ruumi armastavaid inimesi. Sealhulgas kohalike kogukondade eestvedajaid, ajaloo ja ruumieksperte, aga ka valdkonnast huvitatud inimesi laiemalt. Et alustaksigi tegelikult sellest, et kõiki neid tänada. Et nii mina kui ka kindlasti Triinu, kes projekti juhtimise septembris üle võttis, oleme siiralt tänulikud kõigile, kes projekti on panustanud, et paljud kindlasti istuvad teist täna saalis ka. Minu kui 2 riigi vahel elava eestlase jaoks oli tegelikult isiklikult see projekt üsna elumuutev. Et viimaste aastate jooksul on olnud põhjust luua sidemeid nii Valgas kui Valgaga, Paides kui Paidega ja Kuressaares kui ka Kuressaarega ja nii edasi, et projektis oli ju 9 linna. Aga loomulikult ka piiriüleselt mõtestada ühiseid väljakutseid Norraga. Et avasõnades juba mitmed neist kerkisid esile, näiteks vananev ja kahanev elanikkond, kasutuse kaotanud hoonete rohkus väikelinnades, hooajalisuse mõju. Ma näen, et minu slaide vist teil ekraanil ei ole, eks? Et slaidid käivad, kui saab ka neid tööle panna. Samamoodi hooajalisuse mõju ja oluliste funktsioonide kolimine kesklinnast välja. Need on siis mõned väljakutsed, mis on võib-olla ühendavad Eesti ja Norra konteksti. Väärtuslikumaks taipamiseks minu jaoks on siiski olnud võib-olla see, et kui aktiivne ja elav, aga samal ajal mõne sära või säde inimese najal toimiv on kohalik linnaelu Eestis, isegi kui see vaiksetel tänavatel alati ei kajastu. Ja loomulikult sooviksin tänada Norra projekti partnereid, kellega pandeemia kiuste, mis projekti algust pidurdas, sisukat koostööd õnnestus teha. Seda nii koolituste raames, trükiseid koostades kui ka 11 külastades ja häid praktikaid jagades. Omavahel Muinsuskaitseametis nimetasime projektis üldiselt lihtsalt Norra projektiks. Ametlik nimi ajalooliste linnasüdamete elavdamine kultuuripärandi kaudu avastada sisu põhjalikumalt, aga omamoodi loosungiks sai meile väljend elavad vanalinnad, mida siin selle slaidide üleval nurgas näeb mingis mõttes siis nagu logona. Kuidas seda tabamatut elavust defineerida on teema, millel võiks loomulikult pikemalt peatuda. Siiski sai meile juba projekti alguses selgeks paljudes aruteludes, et eelkõige on meie soov projekti jooksul vaadelda ajaloolisi elukeskkondi kui midagi enamat muuseumist, mis koosnevad pärandobjektidest, vaid leida seoseid ajalooliselt mitmekesise linnaruumi ning kohaliku arengu vahel. Et lähtuvalt siis kohalikust problemaatikast ja paljudele Eesti linnadele omastest trendidest defineerisime me projekti sellised peateemad, mida siis soovisime projekti jooksul täpsemalt avada. Nendeks olid tühjad hooned või on jätkuvalt, tühjad hooned ja uued kasutused, kestlikud linnasüdamed, kuhu alla kindlasti väga olulise huvina mahuvad kõik nii-öelda rohepöörde või kliimakriisi küsimused, kogukondlikud linnasüdamed, et väärtustada nii-öelda seda inimkapitali rolli elavate linnasüdamete loomisel ja siis samamoodi see hooajalisuse küsimus, mis paljusid Eesti väikelinna mõjutab. Et meile näis, et just need on need kokkupuutepunktid ja hetkel aktuaalsed teemad, mille lahti mõtestamine aitaks nii-öelda seda linnalist mõõdet pärandi valdkonnas rohkem esile tuua. Aga jah, üle kõige mina tooks selle huvina, mida me kompasime siin ja seal välja seda nii-öelda kestlikkuse küsimust, et millised on meie vanalinnad tulevikus ja mis roll on muinsuskaitsel selles. Enne kui ma näitan teile pilte ja tuletan meelde, mis projekti jooksul toimus, mõtlesin, et vaataks lihtsalt kuidagi numbritele otsa.
Projektis osales 9 linna, ehk siis kõik muinsuskaitsealad, mis asuvad väikelinnades ja välja arvatud siis Tallinna ja Tartu, Eestis ja Rebala muinsuskaitseala. Ja toimus 12 tegevust. Need tegevused olid jaotatud siis võimekuse tõstmiseks ja teadlikkuse tõstmiseks. Muuhulgas koostasime 10 trükist ja kaasasime nende trükiste koostamisse üle 60 autori. Trükised, ma eeldan, et on teil seal konverentsil kõik lapatavad ja vaadeldavad. Toimus 9 näitust avalikus ruumis ja 2 virtuaalset näitust. Jätkuvalt on plaan installeerida 10 teabetahvlit. Toimus 10 ekskursiooni ning koostati 9 jalutuskaarti. Koos tänasega toimub 2 konverentsi, toimus 4 koolituspäeva, mis olid suunatud laiale avalikkusele, 4 virtuaalset vestlusringi ning paneeldiskussioone arvamusfestivalil, 8 töötuba toetust saanud hoonetes, 1 õppereis Norra ja nüüd täna siis võõrustatakse teist korda Norra partnerid Eestis, aga minu meelest, kui ma ei eksi, siis 3. korral külastati ka Lihulat. Ja toimus 1 suvekool, mille jooksul külastati 3 linna. Nii et see tegevuste nimekiri on tegelikult üsna rikkalik, mis siis viimase 2 või pisut vähem kui 3 aasta jooksul on toimunud. Aga hüppame siis tagasi projekti algusesse 2020. Aasta suvel. Projekti avaüritus toimus Paides ja seal rääkisime seltskonnaga, kes on projektiga lähemalt seotud, läbi vanalinnade ühised väljakutsed ja panime paika need suundumused. Esimesi näost näkku tegevusi või selliseid aktiivsemaid juhtumiuuringuid oli töötuba Märka maja Rakveres, mis uuris hoone taaskasutuse võimalusi ühe tühjalt seisva koolimaja näitel. Seda vedasid linnalabor ja ruumiringlus. Sellele jätkus jälle pandeemia kontekstis virtuaalne vestlusringide sari, kus olid tähelepanu keskmes just toetust saanud hooned ja neid raamistasid projekti fookusteemad. Juttu oli siis Võru, Lihula, Paide, Kuressaare ja Haapsalu ning Valga hoonetest. Lisaks toimus projekti tegevustest küll eraldi, aga Norra lisatoel videoprojekt. Nii et kokku panime 5 vanalinnu kajastavat videot, mis on Muinsuskaitseameti YouTube'is vaadeldavad. Et kui keegi pole näinud, siis ikka vaadake neid. Need on väga silmi avavad minu meelest sellest, mis väikelinnades Eestis toimub. 21. aasta suvel viisime projektiga arvamusfestivalile, et Norra partneritele võib-olla täpsustuseks arvamusfestival on üks väga populaarne diskussioonidel põhinev üritus Paides Eesti südames, kuhu tuleb kokku väga lai teemade ring ja linnaruumi küsimused on seal alati olnud aktuaalsed. Aga meie küsisime just, et mis võiks olla vanalinnade puhul see atraktiivne punkt, mis kutsuks inimesi vanalinnadesse elama ja väikelinnadesse elama. Ja mis roll on siis pärandil nende keskkondade aktiviseerimisel. Sellele järgnes kohe projekti konverents, mis tänaseni ilmselt oli üks suuremaid projektiüritusi. See toimus Lihulas, aga partnerlus jätkuvalt virtuaalselt. Konverentsilt, minu meelest selle konverentsiks selline tähtmälestusi minu jaoks on see paneeldiskussioon teemal kõige kestlikum on hoone, mis on juba olemas. Et jätkuvalt need olulised küsimused sellest, mida hoida ja kuidas arendada, said seal lahatud. Koolitusprogramm toimus Lihulas, Viljandis, Haapsalus ja Võrus. Ja igal koolitusel võtsime vanalinnadega seotud uue teema ette. Viljandi koolituspäeval vanalinnadega tulevikku olid keskmes kestlikud ehituspraktikad ja rohepöörde võimalused. Nüüd saate teist korda täna Mihklit näha, kes väga toredalt seda modereeris.
Haapsalus toimunud koolituspäeval Ruummajade vahel tegeleti avaliku ruumi mõtestamisega vanalinnas. Mingis mõttes võiks ju mõelda, et avalik ruum puudutab muinsuskaitset vähem, aga muinsuskaitsealade mõõtmes on just väga oluline, mis toimub nende majade vahel kui ka majade sees. Võrus toimunud koolituspäeval Loovad vanalinnad mõtestati aktiivse kogukonna rolli vanalinnade elavdamisel strateegilisest tasandist juhtumi uuringuteni, et rääkisime üldisemalt nii-öelda loovusest või kogukonna rollist vanalinnades kui ka Võru ja laiemalt väikelinnade nii-öelda tähtsatest projektidest, mis vanalinna elu toovad. See oli ka selline märgiline hetk, et lõpuks jõudsid Norra partnerid ka Eestisse, et koolituspäeval jagasid Vignir ja Anette häid praktikaid Norra kultuuripärandi ametist või Norra praktikaid üldisemalt. Koolitusprogrammi saaksid läbivalt kohalike ekspertide juhitud linnaretked kõikides projektilinnades. Jah, nagu ma mainisin, neid retki mina suutsin kokku lugeda 10, aga võimalik, et neid oli tegelikult isegi rohkem. Aga lisaks linnaretkedele külastasime toetust saanud ja ka muul viisil märgilisi hooneid, et siin on Võrus toetust saanud hoone omanik vaatamas talasid, mille ümber peaks tekkima siis uus kasutus, aga ka Võru liivaate, mis on tegelikult võib-olla pärandi seisukohalt mitte nii väärtuslikus hoones, aga kogukonna seisukohalt väga tähtis paik Võrus. 2022. ehk eelmise aasta aprillis jõudsime meie delegatsiooniga ka Norrasse ja see oli ilmselt väga väärtuslik õppekogemus Muinsuskaitseametile, aga ka laiemalt projektiga seotud inimestele, kes said sellega liituda. Kogemuste vahetamine toimus nii saalis kui erinevatel külastustel. Siin on näiteks pildid, kuidas meid kutsuti isegi lausa kellelegi koju, et avada turismistrateegiat. Aga selline 2 või 3 päevane reis tegelikult võimaldas päris hästi kaardistada, millised on meie sarnased erinevused ja ühised sellised küsimused, millel võiks edasi arutada. Viimane selline võimekuse tõstmise teemaline tegevus, mis võib-olla oli selline natukene suurem, toimus augustikuus ja selleks oli suvekool Elavad vanalinnad energiatõhususest uuskasutuseni, mille raames me külastasime Valgat, Kuressaaret ja Rakveret. Ja seegi kord oli erinevad nii-öelda fookusteemad, aga väga oluline just ongi see nii-öelda see energiatõhususe küsimus pärandhoonete kontekstis, et võib-olla natuke jätkuvalt murda neid müüte, et uus on kestlikum alati. Aga Valgas käsitlesime teemat vana maja uus elu materjalidest uuskasutuseni. Ja muuhulgas külastasime siis Valgas restaureeritavat hoonet Keskväljaku äärel restaureerimise eel. Ja meid võõrustas suurepäraselt Kätlin Kaganovitš, kes on selline tõeline sädeinimene Valgas, kelle pitsakohvik Valga Keskväljakul tõelist sellist elavust ja elevust linna tekitab. Siin pildil ta räägib nii-öelda nende sellisest julgest protsessist kahanevasse linna midagi sellist luua. Kuressaares oli teemaks vanalinna hooned energiatuulte keerises. Siin oli tõeliselt sisukaks Üllar Alevi ettekanne energiatõhususe küsimust, et see on selline väga väärtuslik ressurss, mida minu meelest maksab Üllarilt isegi küsida, et mis on need energiatõhususe küsimused ajaloolistes hoonetes, millele peaks tähelepanu pöörama. Külastasime toetust saanud hooneid Kuressaares ja Rakveres oli programmil selline pisut provokatiivne pealkiri, mis kasu on meil muinsuskaitsealadest. Et see täpselt võib-olla Kaisu küsimusele jätkuvalt, et võib-olla
tasub seda arutelu kogu aeg jätkata, et miks on meil näiteks muinsuskaitsealad majandatud nii, nagu nad on, kas on olemas ka alternatiivseid võimalusi või siis lähtuvalt Triinu vastusest on see väga hästi õigustatud ka tulevikus. Jah, mõned pildid Rakverest. Projekti teadlikkuse tõstmise ploki nähtavama osa moodustasid näitused projekti linnades. Siin on näitus Rakvere vanalinna südames. Näitused toimusid ka muuhulgas Kuressaares, Paides ja Pärnus. Et need näitused olid ilmselt projekti jooksul sellised tegevused, mis kõige rohkem avalikus ruumis silma jäid, sest et tõesti me üritasime paigutada nad kas siis keskväljakute äärde, peatänavate äärde, et nad oleksid tõesti sellises vanalinnades sõlmpunktides. Aga toimus ka fotokonkurss ja selle avalik väljapanek, virtuaalsed näitused, mis on jätkuvalt vaadeldavad. Koostasime jalutuskaardid lisaks nendele ekskursioonidele, mis siis toimusid ürituste raames. Ja nende puhul oli tegelikult väga põnev jällegi näha, et kuidas kohalikud eksperdid mida ja kuidas nad väärtuslikuks peavad, et lisaks pärandobjektidele on ju väikelinnades või üldse kohtades olulised sellised põnevad avastamata kohad, mida me üritasime nendest kaartidest sisse viida. Mina ei ole kahjuks veel oma käes hoidnud, aga just mõned nädalad tagasi tuli trükist, 9 trükist, mille fookuses on projekti linnad ja nende trükiste koostamine, milles mina Triin Reidlaga ja Leile Välja ja Muinsuskaitseametiga laiemalt tihedalt seotud olin, millega oli üks tõeline seiklus. Trükistesse panustas lausa 45 autorit. Ja kõik need on omamoodi erinevatest valdkondadest kohaliku elu eksperdid, et igas trükises on avatud muinsuskaitseala kujunemise lugu, aga ka mõnda kaasaegset atraktiivset teemat. Meie eesmärk oli koostada tekstikogumikud, mis avavad väikelinnade vanalinnu kui kaasaegseid elavaid keskkondi, millel on nii ajalooline kui tulevikku vaatav perspektiiv. Et ma loodan, et mingid lünka need trükised katavad. 10. trükises projektis oli koostöö number ajakirjaga Maja, mille raames me tegime ka tihedamat koostööd Norra partneritega. Minu enda pilgu läbi on tegelikult see väga väärtuslik kollektsioon tekste, millele on loodetavasti põhjust ka tulevikus tagasi viidata. Muuhulgas on trükistes head praktikad Norrast ja mujalt, kaasaegse pärandivaldkonna terminoloogia. Näiteks see termin pärandipõhine areng, mida me projektis väga palju kasutame, millest täna ka juttu tuleb, on tegelikult selline asi, mida võib-olla varem ei olegi nii põhjalikult lahti mõtestatud, aga ka pärandi poliitiline ja filosoofiline dimensioon, et miks me hoiame ja väärtustame ja kelle jaoks. Et ma loodan, et neid ajakirju on teil samuti seal konverentsil olemas. Et sisukord siin, et näha rikkalikku ajakirja panustajate nimekirja. Aga seda ettekannet kokku pannes ma mõtlesin, et kuidas ikkagi selliste pehmete projektide mõju mõõta. Et kindlasti ei selgu see mõju projekti rahastuse lõppemise kuupäeval, et me võime püüda selle projekti panna numbritesse, lugeda üle mitme inimeseni me jõudsime ja nii edasi, et see on kõik muidugi väärtuslik info, aga tegelikult selle linnalise mõõtme või muinsuskaitsealade väärtustamine on selline jätkuv protsess, mille teemalised arutelud mina loodan küll, et niipea veel ei lõppe. Et ma panin kirja sellised mõned minu jaoks olulised mõtted projektist. Koostöö nii rahvusvaheliselt kui ka Eesti linnade vahel on oluline just parimate praktikate jagamiseks. See
võib-olla tundub selline iseenesestmõistetav, aga tegelikult on potentsiaali palju rohkem, näiteks Valgal teha, õppida midagi Rakverest, Rakverel õppida midagi Valgast, Kuressaarel õppida midagi Haapsalust ja nii edasi, et ma loodan, et muinsuskaitsealadega linnadel ja Eesti ka ilma muinsuskaitsealadeta linnadel on põhjust järjest rohkem nii-öelda mõtestada seda, millised on meie linnasüdamed ja jagada neid häid praktikaid, aga koostöö ka rahvusvaheliselt, et ma loodan, et see ei jää Muinsuskaitseametil viimaseks rahvusvaheliseks partnerprojektiks ja mulle väga meeldis see, et äkki kuskile Salfreti nurgale saab järgmise projekti idee täna kirja. Linnaline mõõde pärandihoius. Pärandiekspertidel peaks järjest enam olema koht laua taga, kus võetakse vastu ruumiteemalisi otsuseid. Minu meelest just paikade identiteet on tihti selles nii-öelda ajaloolises mitmekesisuses linnaruumis või ruumilises mitmekesisuses. Ja ma arvan, et pärandivaldkonna inimestel on tegelikult palju rohkem nii-öelda panustada sellesse, mis teeb hästi sellist kaasaegset mõnusat elu soodustava linnakeskkonna meie ümber. Muinsuskaitsealad väärivad tähelepanu, aga linnasüdamed laiemalt samamoodi. Strateegiline pikk vaade, et see on selline teema, millel me projekti jooksul kindlasti palju arutlesime. Et Eesti muinsuskaitse tegutseb peamiselt juhtumipõhiselt, aga tegelikult on võimekus olemas vaadelda ruumilisi arenguid strateegiliselt järjest rohkem. Et projekti lõpuga kindlasti ei tohiks need arutelud lõppeda ja võib-olla võiksid need võtta ka mingil määral sellise konkreetsema kuju, et kuidas me muinsuskaitsealade arengut suuname. Kaitsekordade protsessil on kindlasti selles oluline roll. Ja nii siis tagasi selle tabamatu elava linna juurde. Et linn ei ole muuseum, vaid arenev keskkond. Ruumipärand püsib, kui see on kasutuses. Need on sellised võib-olla mingil määral juba klišeelikuks muutunud hõiked, aga minu meelest on oluline rõhutada nii-öelda selle elava linna puhul, et meie elustiilid on pidevas muutumises, meie väärtushinnangud on pidevas muutumises, võib-olla on isegi keeruline ette näha, milline on meie linnaruum või millised on meie linnaruumilised trendid 5 või 10 aasta pärast, et me peame olema valmis ka nendeks muutusteks, aga oskame otsustada, millised on need kohad, kus me ei paindu. Et selles kontekstis minu meelest oli väga huvitav kuulda, Riin, sinu ülevaadet sellest, et miks meil on selline kontekst, linnaline kontekst hetkel. Need otsused on tegelikult mitukümmend aastat vanad. Aitäh teile ja mõnusat konverentsi jätku, et mul on jätkuvalt oleks kindlasti väga tore teiega seal kohapeal täna arutleda, aga ma loodan, et sünnib palju uusi põnevaid mõtteid.